Tere taas! Me räägime Mats Soomrega siis edasi natuke Belbini meeskonnarollidest ja vaat eelmises intervjuus sa rääkisid skeptiku näitest, aga milliseid huvitavaid ja põnevaid näiteid veel on Belbini meeskonnarolli? Tere taas jälle! Kui juba mõtlejatest on juttu olnud, siis kindlasti üks huvitavamaid on innovaator. Inglise keeles on plant. Ja ma olen lausa näinud tõlkeid, kus on plant tõlgitud taimeks. Ilmselt ei ole tõlkija päris aru saanud, mida ta tõlgib, aga plant ehk siis innovaator eesti keeles on nüüd üks esimesi meeskonnarolli, mida üldse avastati, et seda tüüpi käitumine on komplektis. Ja innovaatori roll meeskonnas ongi tuua sisse täiesti uusi enneolematud ideid. Ta on nii eripärane, ehk siis puhtakujuline innovaator tajubki maailma isemoodi. Meie siin oleme siiski kokkuvõttes ju 2 jalga maa peal ja praktilise meelega, siis palun, ärge innovaatorite juures küll otsige mitte ühtegi praktilist poolt, see ei ole tema. Ja see ongi see, mille pärast ta näeb selliseid lahendusi, mida meie lihtsalt ei oska märgata. Ta on täiesti unikaalse ideede genereerimise võimega. Ja nii nagu ka hindaja eelmine korra räägitud mõtledes, ka tema ei pruugi olla just maailma kõige parem suhtlejad, sest ta peabki mõtlemist oluliseks. Miks ma räägin innovaatoritest, siis olen kahjuks päris palju näinud Eestis meeskondi, kus kohas innovaatorid on meeskonna jaoks kaduma läinud. Nad on kas natukene maha surutud või kõrvale jäetud või oma eripära tõttu läbi eitustel lihtsalt on nad natuke tagasi tõmbunud. See on see negatiivne pool meie tagasihoidlikus Eesti kultuuris. Aga milliseid, sa oled ju sadu meeskondi analüüsinud, et mis on veel need tüüpilised probleemid, mida tehakse või mis on need vead, mida kindlasti oleks nagu võimalik vältida või lihtne vältida? Kõige tüüpilisem ongi, kus inimese olemust meeskonnarollide mõistes ei ole mõistetud ja käitutakse ebasobivalt. Näiteks veel üks hästi huvitav silmapaistev tüüp on kujundaja, hästi otsekohene, hästi julge, kipub pigem kas vaidlema lausa või üldse kõva häälega olema. Aga see ongi tema olemus, sest ta paneb asjad liikuma, ta toob tulemuse koju, ta on väga efektiivne, väga töökas. Ilma temata on küll võib-olla natukene kergem olla, aga tulemus kaob ära. Ja hästi huvitav on ühelt poolt kujundaja on inimene, kes annab ise teistele käske. Ja kui aus olla, siis mõistlikum olekski seda kiiresti teha, mitte vastu vaidlema hakata. Need ei ole päris lambist välja mõeldud asjad, need ongi asjad, mis tuleb ära teha. Tavaliselt, mida ei teata, kujund on ääretult abivalmis inimene. Seda küll omade suhtes. Kui sa oled oma inimene, ta aitab sind, aga palun, ei ole vaja käsutada kujundajat. Ei ole vaja minna tema juurde piire seadma või ütlema karmilt, sa pead, sest sa pead. Mine kujundaja juurde, küsi hetk tema ajast ja palu temalt abi, sul on probleem. Kujundajad on suurepärased takistuste ületajad. Anna talle vabad käed, ära kasuta teda, lihtsalt palu abi ja see on suurepärane. Nii et oluline ongi siis teada ühesõnaga, et mis inimesed on ja kuidas nendega käituda ja seda Belbini metoodika. Ja seda ta just ütlebki, mitte ainult me analüüsime, et mis rollid on inimeses silmapaistvad, vaid ka seda, kuidas toime tulla, kuidas rakendada, kuidas suhelda temaga. Kuidas tagada niimoodi, et see kontakt töises mõttes oleks tõesti positiivse algusega. Me tõstame tõenäosus, et inimesed saavad hästi läbi. Loomulikult, kui ka üldse ei taha läbi saada, siis ei aita ükski mudel. Ehk see taha ja Belbinist saab päris palju huvitavat abi. See on nagu horoskoobid, eks ju. Mille poolest horoskoobid ja Belbini metoodika omavahel siis erinevad? Horoskoop on nii tore lugeda ja hästi kirjutatud horoskoop sobib ju kõigile, et seal on nii toredad jutud kirjas ja kui vaadata statistiliselt, et kui horoskoop vastaks tõele, siis ju teatud ametite puhul oleks ju teatud tähemärgis sündinud inimesi oluliselt rohkem, aga ei ole tegelikult ja selline põnev vaade, et kas täna Pelgulinna sünnitusmajas sündinud lapsed, kes on ju sama horoskoobi märgiga, on tulevikus samasugused inimesed? No kindlasti mitte. Eks selline meeldiv tore lugeda, kui see innustab, miks mitte lugeda, aga Belbin on ikkagi väga selgelt teaduslike meetoditega uuritud põhjapanevalt. Ma olen näinud neid käsikirjalisi algdokumente, mida omal ajal siis uurijad tegid, need on nii mahukad ja need on nii keerulised. Tänase päevaga on Belbinist nüüd 7. versioon väljas, nad täiendavad kogu aeg seda. See on läinud järjest täpsemalt, järjest paremaks. Ja mitte seda, et me otsime kaudseid seoseid inimese isiksuse põhiselt, vaid vastupidi, me kirjeldame inimese käitumist, me otsime käitumise poole pealt. Belbini üks väga tugev eripära, me analüüsime
võtame kokku ka kõrvaltvaatajate hinnangu inimesele, kuidas kolleegid meid näevad, alluvad, ülemused. Ja me vaatame enesehinnangut koos kõrvaltvaatajate hinnanguga ja see kirjeldab ikka väga hästi juba, milline inimene sisemine tegelik võimekus. No aga tänud siis selle põhjalikuma kirjelduse eest, et loodetavasti viis see paljude mõtted sellele, et horoskoopide asemel tasub tegeleda Belbini metoodika ja muude teaduslike asjadega. Horoskoobist võib rääkida vabalt pikal õhtusöögil pärast teatud rõõme, aga kui ikka töiselt, siis meeskonnarollid on kindel abivahend.